Vanusega hakkab meil see kõik siin muidugi ka muutuma, luustik muutub, toimub selline aga alalõualuus, selline ilus jawline ikkagi meil hakkab ära kaduma, meie nägu hakkab muutuma siis nii-öelda maskuliinsemaks. Lõug tuleb ettepoole, natuke siuke nõiastumine toimub ka. Nina tuleb alla. On ka neid, kes satuvad nii-öelda nõela otsa ja hakkavad liiga palju tegema protseduure, et natukene tuleks pidada piiri, sest liigne trauma tekitab pigem sellist põletikku nahas ja põletik omakorda tekitab vananemist. Ja me saame ikkagi seda aega isegi ka nii-öelda pikendada, nagu me täna teame, siis täna tahame rokkida ju 100, 100 ja 120 pigem juba tänaseks eeldatavaks elujaks. Seda oleks ainult väärt siis elamist nii pikalt, kui on tervis ja vitaalsus. Aga samas ikkagi ka see välimus, ma arvan, on ka mingil määral oluline, et me oleme ikkagi sotsiaalsed inimesed ja me tahame ikkagi näha ikkagi ka välja. Sellepärast see naha eest hoolitsemine on ka üpris oluline ja nahk on ka ikkagi organ ja nahk on ka elutähtis organ, et selles suhtes tasub tema eest ikkagi hoolt kanda. Kui naine tahab vananeda loomulikul, tervislikul, efektiivsel moel, mis on nüüd sinu need 3 nõuannet?